Umbes veerand sajandit tagasi oli ajalehe kuulutus maakonnalehes Nädaline, kus kutsuti uusi mängijaid Kehtna jalgpallikooli. Ja nii koos kahe sõbraga saigi tee leitud jalgpallitreeningutele. Treeneri ametist hakkasin mõtlema peale keskkooli ja kui oli juba selge, et päris tippmängijat minust ei tule, kuid sõrm oli juba jalgpallile sedavõrd antud, et ilmtingimata tahtsin jalgpalliga seotuks jääda ja lõplik veendumus saamaks siis kehalise kasvatuse õpetajaks ja treeneriks tekkis mul armees olles. Ma arvan, et ma olen nõudlik treener, mõned võib-olla ütlevad, et ka karm, aga kõige tähtsam on kõige selle juures jääda alati õiglaseks. Seda ma üritan alati meeles pidada. Noortetöö juhina olen ma seotud päris paljude gruppidega ja kõik nad on mulle võrdselt olulised ja tähtsad. Lisaks noorte treenimisele on mul juhendada ka treenerid, keda ma siis koolitan klubi nägu silmas pidades. Sellist ühtset eesmärki on üsna keeruline sõnastada, aga iga treeneri ambitsioon või siis ülim eesmärk võiks olla oma õpilaste võimalikult kõrgele ja kaugele aitamine. On see siis noortekoondiste tase või rahvuskoondise tase. Klubilised eesmärgid on meil sõnastatud meie arengukavasse ja praegu on kõige tähtsam eesmärk juhinduda arengukavast ja aidata klubi seatud eesmärkideni. Kuna olen FC Heliose sünni juurest alates olnud kaasas, siis minu jaoks tähendab FC Helios sisuliselt elutööd. 35-aastaselt on seda muidugi veidi naljakas öelda, et see on elutöö, aga see elutöö jätkub nii, et loodetavasti 30 aasta pärast oleme me klubina seal, kuhu unistustes tahaksime jõuda. Vaba ajaga on tõesti niimoodi, et seda on väga napilt, aga kui seda tekib, siis katsun olla võimalikult palju pere ja lapsega. Kui sealt peaks ka midagi üle jääma, siis käin aeg-ajalt jahil ja katsun mõnda raamatut lugeda.